Selles ülesandes peame tegema sagedustabeli, mis näitab, kes müüjatest millist kaupa müüvad ja millise summa väärtuses müüvad. Alustame sagedustabeli tegemist sellest tabelist. Lisa, pivot table liigend tabel. Uuele töölehele, OK. Kleebime ülesande ka. Teeme linnukese müüja ette ja müüjad tekivad ridadesse. Siia tekkisid siis Kask, Paju, Saar, Tamm. Nii, veergudesse peavad tekkima kaubad. Teen linnukese kaup ette. Nii, kaup tekkis ridadesse, lohistan kauba veergudesse. Ja siia tekkisid jahu, manna, riis, suhkur. Võtan korraks linnukese kaupest ära. Kauba oleks võinud ma ka korraga lohistada veergudesse. Nii. Ja siia nüüd tulid uuesti jahu, manna, riis, suhkur. Väärtustesse peab minema summa. Teen summa ette linnukese ja summa tuleb iseenesest väärtustesse. Et arvulised andmed tulevadki tavaliselt iseenesest väärtustesse. Ja siin tabelis on näha, et müüja Kask on müünud jahu sellise summa eest või sellise summa väärtuses, nii mannad sellise summa väärtuses, riisi sellise summa väärtuses ja suhkrut sellise summa väärtuses. Üldse müüja Kask on müünud kõiki kaupasid sellise summa väärtuses.